Mina olen Kerti Viru, juuksurite ühenduse tegevjuht ja siis ka meisterjuuksuri kursuse ehk 5. kutsetaseme kursuse üks juhtivõpetajaid koos Kaja Seppeliga. Tihti on küsitud, et mis see mulle see kursus annab. No ma arvan, et kõige parem on seda küsida tegelikult nendel, kes selle juba läbinud on. Nemad oskavad kõige rohkem vastata, kas tasub tulla ja miks tasub tulla. Aga mis me siin teeme? Mis on see minu osa? Mina olen see kõige kurjem õpetaja, sest et mina nõuan teha koduseid töid, referaate ja tegelikult ka võib-olla selliseid asju, mis alguses tunduvad, et ei ole juuksuri tööga nagu mul ei ole seda vaja. Aga elu on näidanud juba mitu aastat, et seda on vaja ja see näitabki, et kui sa selle läbi teed, see on 5. taseme juuksur ja sa võid tunda ennast erilisena ja kõik toetama, kõik õpetajad toetavad. Tihti on küsitud, et mis see kursus annab. Ma töötan ju juuksurina, ma teen sama tööd edasi. No see on sama, et mis tegelikult annavad igasugused koolitused ja kõiksugused võib-olla enda proovile panemised ühele juuksurile. Mina olen õpetajate hulgas võib-olla see kõige imelikum ja kõige kurjem, kes käseb teha tihti selliseid asju, mis tunduvad nagu üldse ei ole seotud juuksuri tööga. Aga see on seotud sellega, et sa saaksid öelda, et sa oled oma karjääriredelil astunud sammu kõrgemale ja sa oled eriline, sa tead, sa oskad neid asju. Ja mis on selle kursuse puhul veel eriline, et kõik tegelikult toetavad sind. Kõik õpetajad nende eesmärk on see, et sa saaksid siit kõik parima. Ja keegi ei taha sind alandada ega maadligi tulla, vaid me ootame põnevusega alati neid lõputöid, mis on sellised loomingust pakatavad ja mida on väga tore vaadata. Mina olen Lilian. Ma ise käisin ka meisterjuuksuri kursusel just paar aastat tagasi. Ja täna siis sellele kursusele andsin mõned soengutunnid, et mina just meistrikursusel tutvusin Naili Bussiga, kes on soengumeister, soenguõpetaja ja tänaseks päevaks töötan tema assistendina. Seetõttu ka jõudsin selleni, et just neid õpilasi siin juhendada see aasta. Ma arvan, et meisterjuuksuri kursus on just selline silmaringi arendav, et koolitab võib-olla just laiema silmaringiga juuksureid kui enne siia tulles, sest et siin on selles mõttes kõike, et on soengutunnid, on lõikustunnid, on värvitunnid, on sellised praktilised erinevad siis tunnid. Samuti on ka koolitust, juhendamist sees, on ka seda, et näiteks kuidas luua just enda salongi või kuidas hakata pihta. Minu arvates on põhieesmärk võib-olla just see, et luua selliseid laiema silmaringiga juuksureid, sest jah, siin saab praktilisi oskusi täiendada. Nii lõikus, soengutunnid, värvitunnid ja nii edasi, aga selles mõttes, et siin on ka lisaks stilistikat, moeajalugu, soengu ajalugu, juhendamist, just kuidas praktikante juhendada, kõike seda ja mis jõuab siis lõpuks välja ka selleni, et kuidas luua oma kollektsiooni. Ma olen Renaldo Paabel ja meisterjuuksuri 2019 lõpetaja ja ma olen hästi tänulik selle võimaluse eest, mida mulle pakuti, et hakata nüüd järgmisel õppeaastal samal kursusel õpetama värvi. Et just enda kursusel nägime, et see värvi osa, just see tehniline pool ja erinevad võimalused, et see oli nagu suhteliselt minimaalne, et selle järgi oli vajadus ja kuna ma olen olnud erinevate brändide värvikoolitaja, siis väga-väga hea meelega jagan kõiki enda teadmisi ja tarkusi teistele. Ma õpetangi tutvustada erinevaid töövahendid, millega värvida saavutaks erinevaid tulemusi. Ma õpetan kindlasti nullist ikkagi kõik need pigmendid, vastandvärvide. Ma kindlasti õpetan, kuidas panna fooliumit ja kuidas mitte panna salgu alla, kuidas võtta jaotusi, et sõltuvalt sellest, mis tulemusi soovid saada. Ja ma katan ära kindlasti kõik need värvi aspektid, mida ma näen ise juuksurigrupis, millest jääb oskusi puudu ja teadmisi, et nii palju, kui ma ise tean, nii palju ma näitan ka teistele. Ma tahaksin seda öelda, et see aasta tuli siia juurde üks uus õpetaja, keda ennem ei olnud, Mari-Liis Niine, kes minu arust on väga suur võit,
üleüldiselt, mitte ainult sellele kursusele, et ta on lihtsalt nii geniaalne inimene, see, mida ta panime kõiki tegema, nägema moodi ja nägema tervikpilti rohkem, kui enne oskasime teha. Et see annab kindlasti juurde ja mulle meeldib see, et see kursus on nüüd kogu aeg arenenud, et iga aasta tuleb midagi juurde, et sul on võtta eelnev kogemus, kus oli midagi vähem või midagi teises järjestuses või et õudselt meeldib, et Kerti ja Kaja tegelevad sellega, et see asja muuta veel paremamaks, et tulevased õpilased saaksid sama aja sees maksimaalselt rohkem asju teada. Minu nimi on Kaja Seppel, töötan vanemmeester-stilistina ilusalongis ja nüüd juba siis ligi 7 aastat olen siin koolis ka õpetaja. Õpetan juuksuritele siis loomingulise töö aluseid ja meisterjuuksuritele siis naistelõikusi, meestelõikusi, juuste keemilisi töötlusi ja mõnda asja veel. Meisterjuuksuri kursus on siis praegu juba 4. korda toimumas ja siis oleme juuksurite ühendusega väga palju tööd ära teinud ja mõelnud, kuidas Eesti juuksuritele pakkuda siis sellist jätkuõppes arenemist ja oma igapäevatöösse võib-olla veidi vahelduse toomist just uute lähenemiste näol, mida siis teised nende kolleegid, nagu meie kõik oleme, siis neile ilusti kogemuste vahetusega niimoodi selgeks teeme. Meisterjuuksuri kursus on üldse 5. taseme õpe ja seda võiksid rakendada kõik kutsekoolid, kes siis Eestis juuksuri eriala õpetavad, aga siiani praegu on küll Tallinna Tööstushariduskeskus ja vahepeal tean, et on proovinud mõni teine kool ka, aga Tallinnas on praegu see 4 aastat siiski väga hästi toiminud ja toimib ka edaspidi. No kindlasti on nad Eesti kõige kõvemad juuksurid juba see, et keegi tuleb oma igapäevasest töörutiinist välja ja tuleb saama teiste juuksuritega kokku ja õppima ja kogemusi vahetama ja et see juba näitab sellist enese arengut ja soovi ennast ikka kogu aeg täiendada. Et kindlasti on kõige paremad juuksurid. Peale keskkooli lõpetamist, ma ei tea, mulle kõik mu klassikaaslased ja sõbrad ja tuttavad kõik ütlesid, et mine juuksuriks. Ma ise tol hetkel ei mõelnud selle peale nii väga, aga kui ma siis juba seal koolis käisin, siis ma aina rohkem hakkasin mõtlema ja tekkisid mingisugused eeskujud ja kelle moodi tahtsin olla ja siis tekkisid mu sõbrannadel ja sõpradel sellised soovid, mida oma juustega teha ja siis ma proovisin neid asju tegema hakata ja siis nii ta läks. Kuni sinnamaale välja, et ühel heal hetkel tundus võib-olla, et see tavaline igapäevane töö muutub veidi rutiinsemaks ja et on nagu mingit väljakutset vaja ja siis läksin nüüd rohkem kui 10 aastat tagasi Tallinna Ülikooli, õpetasin kutsepedagoogika ja siis käisin magistratuuri läbi veel hariduse juhtimise ja siis saime kokku Kerti Viruga, kellega me oleme mõttekaaslased ja hakkasime seda juuksuri eriala arendama ja juuksurite õpik siis ilmus ja juuksurite ühendus sai taas ellu kutsutud ja nüüd on kutseeksamid ja oleme Eestis kutseandjad ja ma arvan, et me jääksime veel mõnda aega edasi. Juuksurite tase Eestis on selline üsna seinast seina. Et on neid, kes on loomu poolest juba nii andekad, et lihtsalt suudavad kõike, mis pähe tuleb, ka teostada. Siis on väga tublisid inimesi, kes ennast ise kogu aeg täiendavad, õpivad juurde, et siis jälle neid samaseid asju teostada, mis siis nagu pähe tuleb. Siis kindlasti on ka neid juuksureid, kes on kunagi oma oskused omandanud ja rahul sellega ja jäävad oma liistude juurde. Ja siis on muidugi selliseid iseõppinuid ja kodus tegijaid ja
kes võib-olla meie elukutse mainet nii kõrgel ei hoia, aga me paraku ei saa nendega midagi peale hakata. Et muidu Eesti juuksurite tase tegelikult on päris heal tasemel ja üsna kõrge. Et kui nüüd maailma suurte moepealinnadega võrrelda, siis meie juuksurid käivad üle maailma õppimas, nii Londonis, Pariisis, USA-s, isegi Austraalias. Ja siis meil on veel selline tore kogukond koolitajaid, kes siis võtavad endale selle, ei saa just öelda vastutuse, aga selle eesmärgi, et anda siis edasi omad teadmised, mida siis mujalt maailmast on kokku kogutud ja siis teeme selliseid koolituskursusi ja muid huvitavaid asju, kus on huvi väga suur ja väga palju osalejaid juba tänaseks päevaks. Nii et ma arvan, et see tase aina tõuseb. Meie meisterjuuksuri kursusel oleme püüdnud koondada Eesti suuremad koolitajad, siis koolitusettevõtted, kes on nõus meiega liituma ja oma siis oskusi ja teadmisi jagama. Et kui juuksur tuleb osalema meisterjuuksuri kursusele, siis ta saab 6 kuu jooksul selle paketi nagu korraga kätte. Et ta ei pea otsima taga, kus ta saab sinna koolitusele või teisele koolitusele, vaid kõik on talle siin see, mida me pakume ja ootame osalema väga.